Keegi läheb teemast välja, hakkab väga pikalt midagi rääkima, siis ma ütlen, mina võin jääda, teeme kolokviumi eraldi, pärast päevakorda. Inimeste vahelised suhted poliitikas on tihti olulisemad kui see süsteem, milles nad toimivad. Terve lõpus küsis ajakirjanik mu käest, kuulge, aga kas sellest politoloogia doktorikraadist on ka poliitikas kasu olnud? Sotsiaalteaduskonnas antav haridus eeldaks tööd riigiaparaadis, kolmandas sektoris managerina personali juhtimisel, tervishoiu ja sotsiaalpoliitikas, otsese poliitika tegemiseni välja. Te saate isegi sõbrad aru, et me peaksime seda kuskil arutama. Meil oleks vaja diskuteerida kõige suuremas sokraatilises vaimus. Paneel! Kujutate te pilti? Eelajalooline paneel. Teeme paneeldiskussiooni. See poole pealt ei ole asi väga hull, aga kas me oskame ülikoolis õpetada inimesi olema õnnelikud? Ma arvan, see on nagu võtme küsimus. Viimane OECD raport ütleb, et Eestis on vaesed naised ja lollid mehed. Kuidas me jõuaksime nagu vastupidisesse olukorda, et meil oleks tarkade meeste ja rikaste naiste ühiskond? Võib-olla peaks armastust rohkem olema. Mõne aja pärast kell 9 hiljemalt
Pugala korporatsioonis. Kohtumiseni! Aitäh, tulid! Lugupeetud kohalviibijad, lugupeetud valgekraed. Tänu koroonapandeemiale oskavad kõik ehk jälle käsi pesta, kuid isiklik hügieen ulatab kätepesust kaugemale. Me oleme selles mõttes nagu õnnelikud, et me võime selle hariduse pealt teha mida iganes. Et ei oleks selliseid küsimusi, mult muideks alles üks küsis, et kuidas on õige, kas Iraan või Iraak. Ja tehtigi rippusin mina tal kaelas, vaat see oljas viiu, kes talusse sisse tõi tüli ja riiu. See on nii seatud, et aeg ei peatu, vaid aina edasi tõtta. Ja päeval lähevad ja aastad mööduvad. Ja sul on kiire, on väga kiire, sa aina kuhugi võtta. Kui päevad püüad, siis märkamatult õhtu on käes. Ei aeg ei peatu, ei. Palju õnne! Palju õnne!